väike reportaaž siis maailma kõige kuumimast asukohast hetkel ja see on teaduslikult tõestatud. Igatahes kolmas päev, kui on mingi 45 kraadi siin ja kuna täna justkui on viimane päev seda kuumust, aga täna on räme tuul, eilsest õhtust saati räme tuul, siis no siin ümberringi on kõik selline korralik, nagu taevas on täiesti kollane, sest noh, see tuul on selle tolmu siin nii välja kirinud, et taevas on täiesti kollane, silmad jooksevad vett, sest nii fucking ere on. Ja kui täna on selline tuul, eelmised päevad pole tuult olnud, siis on lihtsalt selline nagu kuiva sauna õhk siin. Aga kui täna on tuul ka veel, siis on nagu täpselt see, et sa viskad nagu kuivas saunas leili ja sul nagu ikkagi nats nõelab see tuul ka veel. Ehk siis päris räige ilm on. Väga väljas ei taha olla, suht hull on see asi. Eile oli niimoodi, et isegi Aircon lõpuks oli meil mingi 19 peale, ei suutnud väga seda külma toota tuppa. Korralik leilivise tuleb seda tuulega. Tuu niiskus on endiselt alla 10 prossa. Aga vähemalt täna on viimane päev, sest homme on juba alla 30 kraadi, mis on nagu hea. Saab natukene lõpuks nagu õuega minna. Aga ma lähen tuppa tagasi, sest aga siin väga palju väljas ei kannata olla. Sest see ongi nagu see, et sa isegi nagu ei hakka hiigistama väga, sest see on kõik nii kuiv. Aga vähemalt see kliimavahetus on lihtsalt. Kuna meil on kolimine käigus, siis ja meil on liiga palju asju tekkinud, siis me peame mõnedest asjadest vabanema. Ja et vabaneda, siis me loovutame need asjad ära, sest tegelikult asjad on korralikud ja väärivad teist ringi ja nendele inimestele, kes ei suuda võib-olla seda jagada või osta, tähendab. Iga aasta vähemalt üks hea tegu ja kui see sai niimoodi praegu uue aasta algust tehtud, siis äkki toob meile uues töökohas head õnne. Ja seal on isegi tegelikult suht minu mingid kuessid, meie mõlema mingid jooksud, ossud, Nike'id ja sinu need asiksid. Ja siis seal on ikka korralikud, täiesti uued riided ja need mingisugused püksid ja 1-2 särki, mis ma ju tellisin, aga väiksed olid ja mõtlesime, et savi. Anname ära. Pigem anname inimestele, kel vaja on, kui hakkad ise mingit seda 20 taale taga ajama. Ja nüüd koju jäätist sööma. Ja of course õllet jooma. See üks õlle, no Guinnessi ma olen ennem joonud, aga võib-olla korra või 2. Seda ma tahtsin normaalselt Austraalia tumedat õlle, siin ei ole nagu normaalselt õiget laagerõlle. Laagerõlle, seepärast, et no siuke puudus on sassist, et jube lihtsalt. Nagu kui Karla tegi kuradi video, et kuradi igatseb BS, siis mina igatsen sassi reaalselt. See on ikka unreal, need õlled on nii läilad lihtsalt enamasti. Ja teine on siis Asahi. Noh, kui keegi Night Ride'i on vaadanud või midagi, siis see on Jaapani üks õlle, millest need vennad on üliobsest ja mõtlesin, et kuna siin on seda võimalus proovida, siis proovime ära, vaatame, kui hea on. Jah. Vaatasime siin pimedust taas filmi ja vaatasime õue järsku majast välja. Isegi kaamera peal on jumala punane. Õues on nagu räme punane kõik. Nüüd hakkas sadama ka just. Aga nagu ma ei tea, lambist nii punane nagu.
Nüüd hakkabki sadama ka veel. Tea, jah? Väga huvitav. So sweet to me. This is where I wanna be. On up with you, supersonic. We're on fire, rockin' love alive. On up with you. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? So sweet to me. This is where I wanna be. Üks vahva asi on backpackeri elu juures kolimine. Ja aasta ajaga on siin neid asju ikka omajagu. Mingisugused õhufritüüri ostsime endale, no see on tegelikult ülihea. Siis muidugi mingi autokülmik on ja see oli suht emotsiooni ost. Iseenesest on hea, aga lihtsalt meil ei ole kasutust. Nii et pakime siin veel asju ja no siuke Kaisa küürib seinu ja pindu. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah, yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Yeah. Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? Shots in the backseat of the Beamer, put my feet up, how you feeling? So sweet to me. This is where I wanna be. Tuleb ikka kasuks elus, kui sa oled pidanud kaupa vedama. Tetris sai vaps, hästi ära pakitud. No, õnneks siin on nagu normaalset ruumi ka, nii et siin muud ei olegi. Tuba on suht tühjaks tehtud. Viimased. Või noh, tegelikult enam ei olegi midagi väga pakkida. Prügi tuleb ära visata. Ja siit tuba sai päris puhtaks juba. Nagu te nägite, hakkasime just rõõmsalt kolima, saime asjad pakitud, kõik värgid-särgid, istusime autosse ja panime esmaspäeval padavai. Ühesõnaga, nägite eelmise video lõpus, et siis lähme kohe uude tööle, saame värgid-särgid, väga hea töö, seda mida me kohe oleme mõelnud, et võiks siin teha. Läksime siis esmaspäeval kohale, vaatasime paar tundi. Esiteks tööks siis oli nii palju, et kartuli põllu peale, traktori peale, Jason pinni peale. Ja saime 2 tundi seal vaadata natukene seda tööd ja värke ja mina mõlemad saime natukene mingi pool tundi sõita ka. Siis sai neil tööpäev läbi. Ja siis ootasime seda ülemust omanikku, mis iganes on ju. Ja ootame, helistasin, et ütlesin, et meil on nagu tööpäev läbi, kus sa oled ja mul siin nii hull ja värki kõike särki, ma juba tulen sinna poole, ootu mingi pool tundi veel. No ootasime pool tundi veel, siis me käisime korraks seal sees majas, kus meil see elamine nii-öelda pidi olema. See elamine oli väga rets. See oli nagu, ma arvan, meie vanavanemate talumajad ja igasugused heinaküünid olid ka paremas korras ja puhtamad kui see maja seal. Seal ei olnud nagu iga 10 sentimeetri tagant olid mingisugused ämblikud, no see oli nagu nii must ja räbane ja nii siuke logu, et jube. Ja siis meil hakkasid juba asjad nagu veits kahtlased tunduma. Ja siis ka kõne ajal ütles ka muidugi see manager, et homme tuleb kell 12 öösel kohe tööd alustada.
homme täna. Või noh, siis täna öösel. Noh, seda me teadsime, et seal tulebki nagu, meile ütles alguses mingi 2-3 aega hakkab töö pihta ja siis enne lõunat umbes lõunani maksimum nagu käib see harvestimine. Et nende kuumustega ei ole siis nii palju väljas ja noh, ei saa ka. Ja siis meil hakkasin nagu ja siis seda manageri ei jõudnud ja me seal Kaisjaga kahekesi mõtlesime, et nagu kuidagi jube hapu tundub see kõik siin nagu, et jutt oli nagu hoopis teine ja palju ilusam, et tehakse ka eestlastest grupp kokku ja no isegi see, et see mingi eestlaste grupp seal kokku pannakse, see on nagu, see ei aidanud seda välja, sellepärast et see elamine, kõik asjad olid täiesti karupees. Nagu see oli noh jah, esimene suurem linn oli 1,5 tunni kaugusel umbes jah. Kus oli nagu põhimõtteliselt see sama linn, kus me ennem elasime siis Lokstonis ja siis oligi. Ja helistasin, ütlesin, et kuule, et me saime parema pakkumise nii-öelda. Igatahes jah, ütlesime ära, tulime minema ja siis oli meil jälle vaba aega, sest eelmine töö me lõpetasime ära, sest me ju uhkelt läksime siis uude töökohta. Aga siis näete, mis edasi juhtus. Tulime jälle autot pesema vahelduseks, sest et siin Austraalias või noh, Lõuna-Austraalias on nii kuiv ja liivane, et auto on kogu aeg mega must, nii et tulime peseme auto jälle vahelduseks puhtaks. Pesu käib, töö käib, muskelt töötab. Üldjuhul autopedjad inimesed võib-olla teavad, et nende harjadega ei ole väga soovitatav autosid pesta, sest et igasugusele lakikihile, vahakihile see hari ei ole just kõige parem, aga kuna meie auto on niikuinii vana Sara, siis meil on suht suva, nii et me ikkagi peseme seda selle harjaga. Aga kui sul on vähe parem auto, siis ei soovita. Aga meil on täna pulma aastapäev. Siis me tegi väikse kingituse, õnneks jõudis täpselt õigel päeval, nii et palun. Oi, kui raske. Miks see nii raske on? No vaata sisse. Ma nii kardan. Oh my god! Päriselt! Oh my god! Reaalselt või? Ei ole nii, ma pesin täna just pead. Vau! Kui siin on mul mõni jälgija, kes ei tea, mis asi see üldse on, siis see on Dyson Airstraight, mis on siis põhimõtteliselt niimoodi kinnisena siin on nagu föön, et sa saad nagu föönitada ja siis, kui sa selle lahti teed, siis sa saad föönitada nagu samal ajal, kui sa sirgendad. Ehk siis põhimõtteliselt sa sirgendad oma juuksed juba nagu õhuga siis föönitamise ajal ja sirgendad juukseid. Keda huvitab, siis ma näitan ka nagu, sest ma tahaks kindlasti filmida enda nagu seda reaalset reaktsiooni ka, kui ma teen esimest korda. Nii et vaatame, kuna see juhtub. Nii et thank you! Kui minu kingitus oli väga uhke, siis ma kohe soovitan lootust hästi alla lasta, sest see kingitus ei ole üldse nii uhke. Ma arvasin seda veits. Nina ja kõrva-karva eemaldaja.
tegelikult selle nimi on mingisugune täpsus eemaldi, aga noh, ta on Täpsus eemaldi. täpsus eemaldi. Nii naljakas. Ta näeb veits nagu mingi Lõhnaõli välja. Lõhnaõli isegi või ma ei tea, mingi naiste seevad, ma ei tea, mingi ripsmedušš või ma ei tea, mingi... Ja, aga vaata, kui väike ja praktiline. Jah, selles mõttes üli, jah. Ei ole valus, jah. Seda ma kartsin kõige rohkem, et kui ma tellin mingi kuradi temust, ma ei tea, ma poleks vist elu sees ikkagi osanud endale tellida, sest kui ma oleks mingi termust tellin, ma oleks raudselt mingi sellise tellin, mis kuradi tõmbab koos ninaga karvu nahadega ka koos. Aga võttis ka karvu või? Vist küll, jah. Hääl nagu oli. Esimene ferrisõit. Jah, kogemata juhtus niimoodi, et ma valisin sellise tee, et teeme ühe väikse ferrisõiduga. Saab ringiga ka minna. See ring ei ole tegelikult väga suur, aga... Austraalias on nii palju neid järvekesi, et tihti lähevad teed niimoodi, et sa pead vahepeal sõitma paadiga. Üldjuhul see võtab hästi vähe aega, sest et nad sõidavad nagu kogu aeg. Nii et vaatame, mis tunne on väikse silla laevaga sõita. Väikse sillaga sõita, siit ei ole väga näha, aga varsti näeme. Selline väikene laevukene. Siit paneme sinna poole 100 meetrit. Oleme lõpuks saanud Lõuna-Austraaliast välja, finally. Ja nüüd saabusime motelli ühte normaalsesse ikka nagu siuke väike, väga hull experience ei ole, aga siuke ikka täitsa motel, noh. Siuke, noh, suht enam-vähem viisakas. Kui võtta seda, et sott on mingi 4 ööd või? Siis on nagu hinna ja kvaliteedi suhe nii-öelda on ikka väga aus. Great success! Aga nüüd jah, ootame. Äkki saame see nädal veel teada, kas saame siia Mildurasse tööle. Või kui ei saa, siis tuleb edasi sõitma hakata. Siis tuleb sõita... See on veel mingi 5 tundi siit sõita. Aga jah. Selline see backpackeri elu on. Kunagi ei tea, mis ette võib tulla. Vahest pead ootama lihtsalt tükk aega, et teada saada. Aga muidu jube vabastav tunne on sealt Lõuna-Austraaliast välja saada. Rääkida eesti keeles, mitte ainult 2, vaid juba 3 teiste eestlastega ka, et tore. Vaatame, mis seda saab. Milduras ja võib-olla häälte järgi võite arvata, et võime kuskile järgmisele kaaraüritusele. Aga ei! Siin on need kuradi fast boatid, need väga räiged drag boatid. Oh, siit tuleb tee pealt ka kohe mõned. Need on normaalsed kiirendajad. Lähme vaatame. Pole kunagi neid näinud, ainult telekast olen näinud. Vaatame, mis emotsiooni pakub.
vaadake seda campervänni. Nagu pihi käes, fuck. See teine korrus extendib ennast välja niimoodi. Ehk siis see on ikka väga rets. Ma ei kujuta ette, palju see maksta võib. Mina oli nagu rekka. Ja oligi, rekka raami peale oli tehtud see. Aga jah, jaksasime mingi 2 tundi olla või? Enam-vähem. Või 2,5 isegi, aga no rohkem ei kannata, sest tõus on ikka 35 kraadi. Lagi pähe. Ja siin ikkagi need varjualused olid kõik full täis. Perroonid olid ilma varjuta, ehk siis suht hevi on ikkagi selle päiksega. Aga ei, väga lahe kogemus. Sai need ka ära nähtud. Need osad olid ikka väga retsid hääled. See oli nagu ikka tundsid, kuidas keres käis see vibra läbi. Ja nüüd tulidki need mitte isegi väiksemad, aga need mingi kergemad või teist sorti, mis on siuksed vaiksemad ja üks käi superkuuti ka kohe. Sai ühe crash'i ka nähtud, nii et great success! Nagu te näinud olete, oleme siin 2 nädalat ilusasti mõnusalt aega veetnud, uut tööd otsinud ja see on vilja kandnud, sellepärast et uus töökoht on olemas. Tegelikult me ootame ka teise töökoha vastust siin samas linnas, Tuuras, kus me praegu oleme. Aga kuna sellega läheb kuidagi jube aeglaselt ja nagu, ma ei tea, ausside nende aja arvamine on nagu nii aeglane, et tegelikult pidime vastuse saama jaanuari alguses. Järgmine nädal on juba jaanuari 3. nädal. Et noh, ma ei tea, millal nende jaanuari algus ja lõpp on nagu täpsemalt. Aga ühesõnaga on tore aeg olnud ja ilmselt esmaspäeval nüüd paneme uude kohta, uude linna, 4,5 sotti jälle sõitu ja siis veebruari algusest saame pihta hakata. Aga see, mis uus koht on ja mis veel enne seda toimub, kellega me kokku saame, mis me veel teeme ja mis see uus töökoht on, sellest te saate teada juba järgmises videos. Krutime pinget, krutime. Nii et pane like, share, subscribe ja kommenteeri ka oma mõtteid. Kas sul on ka olnud vahest niimoodi, et või noh, me teame, et siin Aussis ikkagi on see, et jutt on tihtipeale töökohtadega ilus ja kõike värki-särki. Aga tegelikult see ei ole üldse nii lilleline ja ilus, kui nii-öelda jutt on. Et seda seekord tuli meil nüüd esimene kord ära ja nüüd teame äkki, kuidas hoiduda nendest järgmistest kordadest. Aga noh, jälle kogemuse võrra rohkem rikkam ja oli väga omamoodi experience. Aga jah, näeme juba järgmises videos.